see on siis meie esimene vlog. Mõtlesime teha selle teemal siis, mõtlesime tutvustada siis meie maakohta, mis asub siis Värska lähedal Setomaal. Nii et meilt on teeb otsa kaugust. Ja no tegelikult juba ammu, kui me oleme autoga kuskil Eestimaa peal ringi sõitnud, siis sellised müürid on meile väga südamelähedased olnud ja alati me oleme omakeskis rääkinud, et kunagi ostame ja teeme korda, aga meil on kuidagi need asjad, mis on kunagi teeme, need saavad väga varakult teoks. Nii et üks päev ma ei mäletagi, kuidas ma selle peale sattusin, kv.ee surfasin mingeid krunte, see siin ei silma ja tulime, vaatasime, armusime ära ja ostsime ära lühidalt veel. Ehk siis sügisel me ostsime selle ära endale, terve talv läbi planeerisime, mis me tegema hakkame ja kevadel, ma ei mäleta, see oli siis mingi aprill, ei, see oli märtsi lõpp, see oli 30 märts käisime siis esimest korda käima üseks siia ja hakkasime siis tegema siin korda. Et kõigepealt me siis trimedasime ära, kõik põsasime puhtaks, võtsime paar puud maha, millest siis ehitada maja. Tegime WC, ikkagi first things first. No me talvel panime kõik plaanid paika, mis järjekorras midagi tegema hakkame. WC on üks väga oluline asi. Ja siis hakkasime ehitama. Pärast seda me tegime sauna, sest et kui me siin üks kord olime pikemalt veidikene nädal aega vist, siis üks päev oli mega vihmane ja ülikülm oli. Me mõtlesime, et okei, meil on kindlasti vaja sauna, et isegi selle vihmaga võiks ju ehitada või siin ringi mütata metsas, aga pärast õhtu tahaks korrakski sooja sisse saada, siis mõtlesime, et davai, peame sauna tegema. Ja sauna me tegime siis väga sellise askeetliku nii-öelda. Võib-olla me ette täpsemalt rääkida, mis seal on. No ega seal väga midagi ei olegi. Kaevasime väikse augu, tegime puudest, mis kätte juhtusid siit metsast katuse peale, panime killega üle, viskasime mulla ja panime sambla mätas on. Siuke väike Shreki-maja. Ahi on sees, üks pink, kuhu mahub 2 inimest. Aga testisime. Jaanipäeval sai testitud, et mahub ka 5. Esimene saun. Tundub, et täitsa töötab, päris soe on ja Leili saab ka visata. Kirgis on siuke, mis teeb ka sooja vett, nii me saame sooja vett, kui saunas on tuli all, siis saab ka sooja vett, et pesta saab sooja veega, mis on väga hea. Ja siis jah, WC-st ega saab väga täpselt juba rääkida, ainult see, et otsustasime, et teeme selle läbipaistva katusega, hetkel on see veel kilekatus, aga võib-olla tuleb sama katus, mis majal on, siis materjali üle ja idee on siis selles, et WC-s oleks valgust, et alati on WC-d ülipimedad, nii et meie oma on valge ja helge. Teeme siis ühe tuuri WC-sse, see on ikkagi meie esimene ehitis. Siuke riiv. Katus on meil siis kilest, tuleb varsti mingi pleks. VSRM kaalas oli samasugune ja see on väga mõnus. Siin on päris avar ja valge. Ja siis nüüd ongi viimane punkt, kus ma hakkan siis maja ehitama. Maja ehitusega siis plaan on selles, et siin saaks magada ja ilma korral lihtsalt natukene aega võtta, et siis oleks katus pea kohal. Mingit villad või häärberid siia ehitama ei hakka. Üldse selle maakoha mõte on meil see, et me saaksime lihtsalt oleks meil üks peatuskoht, kus käia ja olla oma maa peal, et ei pea kogu aeg RMK-alades kellega võistlema saad, kes saab selle parema lõkkeplatsi endale või et ei teaks, me võime siin telkida või kämpida. Et see oli selle koha nagu mõte ka ja rohkem ongi see siuke metsaann, kus käia raamatud lugemas ja kukeseeni korjamas, mida me selle korral päris palju tegime. Ja maja mõte oli siis see, et kasutada ära müüre, mis siin on ja teha ühte müüri nurka väike metsaann ja ülejäänud müürid jäävad siis nad nii-öelda siseõueks, kus on mõnus chillida. Turvaline. Ja see maja on meil 20 ruutmeetrit. Oluline fakt, minu meelest ei mainida. Alla 20 ruutmeetrist, siis ei ole ehitusluba vaja. Me ei viitsi
jännata igast riigiasutustest, siis me lähme tavaliselt lihtsama vastupanu teed. Ja meile 20 ruutmeetrist täiesti piisab, sest et autos on meil ainult 4,6. Nii et siin on isegi palju. Kõik on olemas, võidud olemas. Mis veel vaja kaasa võtta? Rohkem ei ole midagi. Okei. See kõik asi tuli autost välja. Kuidas ära mahtus kõik sinna? Niimoodi, et meil on nii suur auto. Siis meil oli nii suur auto ja siis me tegimegi niimoodi. Minu issi Melten pani tüü. Ja siin meil taaskasutusosa on ka natukene, vanad aknad oleme võtnud kasutusse. Suured need puud, palgid, kandvad talad siis on siis ise võtsime 2 puud maha, mis meie krundi peal siin olid. Aga me istutasime ka asemele mitu puud, et ei võta ainult puid maha. Ja Urgo, mis sa ehitanud oled siia? Ma ehitasin endale ühe väikse onnikese. Ja mis sa veel endale siin? Ma ei tea, mis sa veel ehitasin. Mis sulle meeldib teha siin? Isit aidata. Metsas meeldib käia? Joo. Meil on ka ujumiskoht väga lähedal, 1,5 kilomeetrit jalutada. Siis on Värska laht, on see vist. Siuke väike järveke. No tegelikult on see suur, aga meieni ulatud väike siuke peenike liiga. Meie metsaõnn on peaaegu valmis, aknad, uksed, seinad on ees. Esimene liige on ka sisse kolinud. Roo, mis teed seal? Tähegi ongi vist kõik öeldud, selles mõttes selline elu siin. Joo, Taego. Tähegi me oleme siin 2 nädalat olnud ja selline elu siin on ikka õpetanud päris palju. Arvestades seda, me oleme 2 nädalat täiesti ainult õues olnud. Ta on sopas. Ja lageda taeval, siis ükselt panime katusealus üles, siis me saime aru, et kui väga on katust vaja, sest see lihtsalt jaksa võid päikse käes olla. Pluss veel see, et vett toome me endal Tallinnast kodust või siis siit Värskast allikast oleme toonud joogivett. Allikas on nii külm vesi, et issi hakkas külm käed. Ja üldse asju peseme kausis, nagu veekausis, vett meil hetkel veel ei ole siin Maalapil. Elektrit ka ei ole, aga meil on päiksepaneel autokatusel. Ja siuke väga askeetlik elu ütleks, aga tegelikult on see tore. Siuke ürgne, aga äge. Tule vaata, mis ma leidsin. Oled sa ennem nii suuri näinud või? Oh my god. Oh my god. Mis asja? Teete nalja, ma terve päev otsa käin metsas ja siis on oma maa peal nõuksed kukeseened. No nii, me pakkisime ennast kokku selleks hooajaks ja tuleme taas siia uuel kevadel.